Ja siin on nüüd üritatud siis kõik need erinevad dimensioonid või asjad ühe pilli peal ära muutuda. Et sellest poolest ilmselt kõik saavad ühtmoodi ära. Kõiguharmsed raamatudega siis kontodega, täpselt nii nagu täna raamatudega süsteemid tuleb, majandusliku sisu järgi ära kulud. Järgmine on siis ressurss, ressursiivsed varad, inimesed, masinad, seadmed, IT-süsteemid, iganes, mida me kasutame selleks, et oma teenust kasutada. Järgmine plokk on siis need tegevused ja nagu siin eelnevalt ka välja toodi, tegelikult selle tegevuse asemel võiks vabalt sünonüümi kasutada protsessi, äriprotsessi või mingit kogumit sellisest mikrotasandi tegevused. Järgmine tulp on siis hinnastatav objekt, meie puhul siis konkreetselt teenus. Ja sealt edasi, meil rohkem ei mahtunud, siis sealt edasi põhimõtteliselt tulevad need programmitegevused, meetmed, programmid ja nii edasi. Aga sellesse me ei lähe. Miks me sellesse lähe on see, et meie räägime täna siin asutuse tasandi kulumudelist. Ja jälle ma käin siia algusesse tagasi. Meie räägime sellest, kuidas saada kätte selle konkreetse tasandi ehk siis iga konkreetse asutuse teenuse maksumus. See, kuidas ta siit nüüd edasi sinna programmipuusse liigub, see meil täna ei ole niivõrd fookus. Soomi puhul seda juba nägite, tänu sellest eelnevalt rääkimist, et kui palju teenuseid, kui palju tegevusi, meetmeid ja tulemusvaldkondi omavahel nagu liigivad. Aga praegu kulumudeli kontekstis ja sinna tasandile ei lähe. See joonit meil lõpeb siis ära selle asutuse tasandile. Ja siin on ka siis see punase kastiga on siis ümber joonitud siia siis see tegevuspõhise kulumudeli piir nii-öelda, kust kulumudel nagu põhimõtteliselt algab ja kust ta lõpeb. Selle konto poole võiks siin nagu teoreetselt juurde võtta, aga see ei ole praegu nii oluline. Ja kuidas need seosed siis omavahel hakkavad käima? Võtame siin jällegi lihtsalt nagu näidete varal, et kõigepealt teenused. Siin on siis loetletud ära nagu teatud valim EAS-i tegelikest teenused. Starditoetuse saamine või taotlemine, innovatsiooniosaku taotlemine, stardilaenu taotlemine ja nii. Meil on terve rodu, aga siin on kõik eraldi nüüd välja. Miks on siin kasutatud teadlikult sõna starditoetuse saamine ja mitte starditoetuse taotlemine, nagu te tavaliselt võiks olla defineeritud teenudena, kui vaadata ettevõtte positsioonist? On see, et need teenused peaks kindlasti saama paika ja defineeritud kliendi vaatest. Ehk siis lõpptarbija vaatest inimene, ettevõtja, või laiem ühiskond, mida nemad sellest teenusest saab, mille jaoks neil seda võiks vaja olla. Et sellepärast me siin jõuga mainime selle praegu saamine, põhimõtteliselt võib olla samamoodi taotlemine vahet teha. Aga kui me kasutame starditoetuse taotlemise definitsiooni, siis ta ei ole mitte see esimese taotluse vastuvõtmise hetk, mis oleks oma olemuselt üks alategevus, vaid ta on ikkagi kogu see kontseptsioon. Inimene tuleb, saada, menetletakse välja, pärast on arvamusi ja kõik muud. Ja siin tulbas, selles tegevuse tulbas, protsessi tulbas on nüüd siis võetud päris EAS-i tegevus. See ei ole lõplik list, siia ei mahtunud, sest neid rohkem ära. Aga EAS täna reaalselt on kaardistanud ära kõik oma tegevused just nimelt sellisel detailsuse tasandil ja nad kasutavad protsessipõhist juhtimist. Ehk et nad juhivad neid protsesse ja neid tegevusi. Neil on oma mõõdikud, neil on oma eesmärgid, neil on oma nagu laiem lähenemine sellele. Kui seda nüüd asutuses tehtud ei ole tehtud protsessi kaardistust või tegevuste loetelu, no siis selleks, et üldse tegevust või seda minna, ilmselt on vaja aru saada, mis on need tegevused, mida on vaja teha selleks, et mingi konkreetselt teenust tulustada. Ma usun, et paljudel asutustel on selles osas ikkagi juba nagu nii enam-vähem, et see ei pruugi olla täielik, see ei pruugi olla päris ühtsetel metoodilistel alustel tehtud, aga üldine ettekujutus ja mingid baasnimekirjad on päris palju juba olemas. Mis asjad need on, mida on vaja teha selleks, et teenust suhtuda ja mis sisend sinna tegevuse kontekstis teha. Siin all on nüüd üks huvitav rida, mille ma kindlasti tahaks tähelepanu juhtuda. Siin on jälle hüpoteetiline number, aga 3 miljonit. Juhul, kui me võtame kõigepealt ühe asutuse majandusliku sisu järgi kontoplaani ja võtame sealt kõik kulud kokku. Kõik kulud kokku, näiteks on 3 miljonit eurot. Kui me esimeses etapis hakkame nendest kontodest looma ressursse. Sama näide, mis ma enne tõin, meil on üks ressurss on konkreetse positsiooniga inimene,
näiteks taotluste menetleja, mis iganes selle funktsiooni roll võiks olla, siis sellesse ressurssi läheb tema palk, tema koolitus, tema otseselt transpordikulud, tema võib-olla mingisugune pinnajaotus, mis iganes me tahame sellesse konkreetsesse ressurssi panna. Tekitame endale koodi, eraldi ressursi koodi, positsioon, nimi, funktsioon, midagi sellist. Ja hakkame kontoplaanist, kuhu raamatupidajad teevad oma kontosid, oma kandeid täpselt nii nagu raamatupidamise korra Eesti või ette seda ette näeb. Ja raamatupidajad otseselt ei peaks puudutama see, kuidas neid siin kokku pannakse. Neid kontosid, majandusküsimus ja ressurssi. See võib olla tehtud selliselt, et tuleb sisse ostuarve, mingi konkreetne kulu ja juba selle konto või selle ostuarve peal on kulu tellija, on ära nagu määranud, et võt näed, see konkreetne arve on konkreetselt selle asjaga seotud, selle ressursiga seotud. See on üks variant. Seda väga tihti kasutatakse, et muidu on väga keeruline mätsida, mis kulud siis mingid ressursid on. Aga samamoodi võib seda teha arvestuslikult või arvutuslikult. Et me võime määrata ära kõik kulud, mis lähevad näiteks sellele kontole. Kõik need kulud on automaatselt seotud mingisuguse konkreetse ressursiga või siis, kui nad ei ole automaatselt üks-ühele seotud, nad on automaatselt seotud mingisuguse loogikaga. Näiteks, et sellelt kontot, kommunikatsioonikuludelt, näiteks pool siia kogunenud kuludest on selle ressursiga seotud ja pool on selle ressursiga seotud. Näiteks. Sel juhul ei ole vaja raamatupidajal enam ise midagi juurde teha. Kui siia kontole tekib kulu, siis süsteem ise juba jagab seda konkreetse ressursile kõige. Aga tegevuspõhise kuluarvestuse loogikas sellist olukorda, kus meie 3 miljonist midagi nagu jääb kuidagi jagamata või et me ei jõuaks ressursside kogu listina, kogu ressursside väärtusele maksumusena sama numbrini, sellist olukorda võiks olla. Ja ei saa olla kontoplaanis mingi kulu, mis meil kokku ressursid oletame, et meil on hästi lihtsustatud praegu 6 ressursigruppi, iga ühe all on näiteks 3 eraldi ressurssi veel. Ühesõnaga on 3 funktsiooni, masinate all on 3 masinat, seadmete all on 3 seadet ja 3 maja ja edasi. Et kõikide nende ressursside koondmaksumus peab olema 3 miljonit. Me ei saa olla nii, et meil kuidagi midagi kaob ära või midagi tuleb juurde. Järgmine etapp, me oleme suutnud teha endale need ressursid. See peamaja näiteks siin. Me oleme öelnud, et meie jaoks üks ressurss on see maja. Mis kulusid me siia sellele majale peale jaame, elekter, vesi, rent, kindlustus, kõik erinevatest kohtadest tulenevad kulud on meil selle ressursi kulu. Me saame kokku, et aastas maksab see ressurss meile 750 000 eurot. Me oleme kõikide ressurssidega niimoodi ära teinud, saame teada, et kõik kokku on jätkuvalt 3 miljonit eurot, me oleme midagi ära kaotanud ja midagi juurde ka ei tehtud. Nüüd, need ressursid hakkavad osalema siis nendes tegevustes või protsessides selleks, et pakkuda lõppkasutajale selliseid teenuseid. Nüüd me hakkame siis siit ressursist liikuma edasi tegevuse poole. Et milliseid ressursse mul on konkreetselt selle tegevuse jaoks vaja. Kust need tegevused tulid, oli meie protsessi juhtimine, protsessi kaardistus, mingi pilt, mis näitab ära, kuidas äriprotsess toimub. Ja näiteks sama starditoetuse taotlemine või saamine, selle jaoks on siis näitlikult vaja teha 7 erinevat tegevust või tegevuste kogumit või siis protsessi, kuidas iganes seda nimetada. On vaja eelarve nõustamist teha, on vaja taotlus vastu võtta, taotlus on vaja ära hinnata, on vaja ekspertiis läbi viia, siis seda otsust teha, kas maksame välja või ei maksa, kui maksame, siis väljamakse taotluse menetlemine ja paigvaatud näiteks, võib-olla aruandlus või midagi veel. Tegelikult neid tegevusi on rohkem, aga siirest rohkem. Seda ei tule maha. Ja nüüd on küsimus, et kuidas linkida ära ressurss ja tegevus. Võtame esimese näitaja, eel- ja arengunõustamine. Mis ressursse meil on vaja selleks, et eel- ja arengunõustamist teha? Meil on vaja inimest. Meil on reaalselt vaja mingit positsiooni, mingit funktsiooni, kes seda nõustamist teeb. Et kindlasti on siit ressursist mingi link nüüd siia. Kuid on see veel midagi vaja. Meil on oletanud masinaid seal, meil ei ole vaja, see ei ole nii keeruline, aga meil on vaja, meil on kuskil vaja seda teha. Meil on mingi töökohta vaja,
lauda, tooli, arvutit, mida iganes. Ja võib-olla meil on vaja ka mingi IT-süsteemi, mis kõik seda meil taustal loeb. Nüüd ongi küsimus selles noolekeses siin on, et kuidas linkida ära, milliseid ressursse on millistele tegevustele tarvis. Ja nendel tegevustel on siin kindlasti oma ühikud. Et milles me seda mõõdame seda tegevust? Et see ei ole nagu üks tegevus, üks eile arengu nõustamine, vaid see üldiselt on mingisugune kas siis tunniga või tükiga või millegagi nagu loetatav ja määratatav ja piiritav. Ja tänu sellele on ta ka protsessipõhise juhtimise kontekstis juhitav, kui me teame mingeid aegu või tükke või muid selliseid objektiivseid näitajaid. Ja oletamegi, meil on siis arengu eel ja arengu nõustamine, mis siis kasutas personali, maja ja mingi IT-süsteemi. Aga huvitav, kuidas need omavahel kokku panna? Kui palju tal midagi vaja on? Kui palju meie IT-süsteemidest me peaks nüüd jagama siia tegevusele? Arengu nõustamine ja IT-süsteem. Meil on siin, vaatame, meil on üks IT-süsteem, see on mingi konkreetne asi, milles siis näiteks kogu kliendi suhtlus käib ja kõikide erinevate teenuste vahet ei ole, mis toetust taotavad. Kogu see asi käib sealt läbi sellest süsteemist, see kuidagi haldab ja organiseerib seda. Ehk et meie IT-süsteem kindlasti mitte ei toeta esiteks ainult ühte teenust, aga kindlasti mitte ta ei ole ainult teede arengu nõustamise jaoks, vaid seda sama infosüsteemi, seda samast võetavaid päringuid ja asju on võib-olla vaja ekspertiisi läbiviimises ja võib-olla ka paiguvaatuses. Ehk siis esimene asi, me defineerime ära siit tegevustest, milliste tegevuste jaoks mul on seda IT-süsteemi vaja kasutada. Võib-olla taotluse hindamiseks see on täiesti irrelevantne, sest hinnatakse kuidagi teistmoodi ja sealt ei ole mitte midagi sellest süsteemist vaja. Siis sellele taotluse hindamise tegevusele sellest IT-süsteemi ressursist mingit kulu peale ei jaotu, sest et seda ei ole vaja sellest tegevust. Oletame, et see IT-süsteem tõesti kasutatakse siin, siin ja näiteks paikaarvutis. Ehk et meil on kolm tegevust, mis kasutavad seda ühte konkreetset IT-süsteemi. IT-süsteemi kulud koosnesid süsteemi halduri palgast, võib-olla sellest kunagisest ostuhinnast, mingite litsentsi upgrade'ide uuendustest, kuidas iganes me kogu kuludest selle IT-süsteemi ressurssi maksumuse kokku panime, et aastas võtta maksab nii palju, näiteks 1 000 000 eurot, tänu amortidele, palkadele, upkeepile ja hooldustele ja kõikidele muudele litsentside haldule. Et kuidas me see 1 000 000 eurot jagada ära siis nende 3 tegevuse vahel, mida siis selle IT-süsteemi abil teostab. Nüüd on jälle küsimus käitumist. Mis siis see jagamis nagu allikas on? Kõige lihtsam, 3 tükki, jagame 3-ks. Sinna, sinna ja sinna, ongi olemas. Käitur olemas, tüki aeg. Võib-olla õige. Võib-olla ongi õige. Et nad kõik tegelikult kasutavad suhteliselt sarnast mahust seda IT-süsteemi. Ja see täitsa võibki nii on. Aga võib-olla on nii, et tegelikult nagu siin eel- ja arengunõustamises on selle süsteemiga suhteliselt igapäevane töö ja reaalselt nagu sisse-välja diskussioonid, mingi meilivahetused, kõik talletatakse seal seda mingi ajalugu ja nii edasi. Ja näiteks selle paikvaatuse puhul on sealt vaja mingit ühte numbrit või mingit ühte pisikest väljutust. Ja kui seda ei saaks, siis tegelikult saaks ka võib-olla veel hakkama. Et see on nagu selle paikvaatuse jaoks nii kriitiline. See juhul tundus nagu majanduslikult natuke ebaaus jagada see 1 000 000, või kogu kulu oli, järsku nagu kõigile 3 võrdselt. See paikvaatus põhimõtteliselt saaks ka ilma selle süsteemita tegelikult hakkama. See juhul oleks vaja mingi muu käiku. Mis asi siis see võiks olla, mille alusel siis teda laiali jagada? See võib olla hinnang. Protsessi omanikud tulevad maha, istuvad kokku, ütlevad, et näe, selline süsteem, meie kasutate ja meie kasutame. Näe, meie arvates enamik sellest süsteemist ja kogu sellest kuludest, mida me peame tegema selleks, et süsteemi üldse on töös hoida, on seotud selle etapi vajadustega. Ja siin on ta kõige kriitilisem ja sinna läheb kõige rohkem nagu seda ressurssi ja auru ja aega ja vaeva. Ja sellepärast see peaks saama kõige rohkem. Ja see võibki olla hinna. 60% saab see, 30% saab see ja 10% saab see. Ja ka see on täitsa okei. Keegi ei ütle, et need jaotused ja käiturid, mida me siis igas etapis põhimõtteliselt teeme, et need peavad olema mingisuguse teadusliku meetodiga tõestatud. Seesama näide, millest me rääkisime,
tööjõukulude arvestus või tööaja arvestus. Kõige lihtsam variant on, jagame lihtsalt FT-de või nende full-time equivalent'i täistööajaga taandatud inimeste peale ära. On inimene tööl, siis saab selle proportsiooniga. Siis me juba tahaks teada, et aga äkki ta tegelikult ei tee 8 tundi päevast seda tegevust, äkki ta teeb natuke vähem. Äkki ta teeb 3 tundi päevast seda ja 5 tundi päevast seda. Aga kui me hindame nii, siis panemegi, et 80% on see tegevus, 20% on see tegevus. Ja see on ka teatud tasandil täitsa okei. Ja alles siis, kui miski pärast meil on vaja veel detailsemaks minna ja meil on vaja päris täpselt aru saada, et kuhu siis see aeg kaob, mida see inimene täpselt teeb, siis me jõuame sellesse kõige ekstreemsemasse case'i ehk siis reaalselt tööaja mõõtmine. Tekivad mingisugused tööaja tabelid, tekivad mingid tunniarvestused ja muu säärane. Aga kuskil ei ole kirjas neid eelnevaid, kas siis hinnangupõhist või mingit lihtsustatud jagamist ei võiks absoluutselt või. Ja mida väiksem see kuluühik on, või ütleme see summa, mida me jagame, seda lihtsamalt me võime seda teha. Et kui siin on 1 miljon, siis me võib-olla võimegi jagada näiteks 3-ga. Aga kui siin on 100 miljonit, siis me lihtsalt ei või 3-ga jagada, sest see meie lõpp tuleb lihtsalt, et niivõrd palju olemas. Ja me peame võtma midagi nagu täpsemalt kodus. Nii, aga oletame, et me siis antud juhul tõesti istusime inimestega maas ja hindasime ära, et kui palju millise konkreetse tegevuse või protsessi alamgrupi jaoks seda IT-süsteemi vaja teha on. Siis sealt edasi tekib need küsimused, aga tegevused on linnastatud, kõik on meil koos, teeme selle kontroll arvutuse ära, et kõikide tegevuste, mis mul siin kirjas on, nende summa kokku peab olema jälle täpselt sama palju, sest ei saa olla nii, et tegevused järsku maksavad rohkem, kui meie kulud olid. Või järsku maksavad vähem. Sest kogu see mudel oma olemuselt on jaotusmudel. Me võtame ühe vaate, viskame selle ressursi vaatesse. Viskame ressursi vaate tegevuste vaatesse ja tegevuste vaate teenuste vaatesse. Kulusid juurde ei tule, ära ega number on täpselt sama. Juhul, kui nüüd süsteemi arvutustes miski pärast need numbrid ei lähe enam kokku, siis on midagi valesti. Kuskil on mingid käiturid pandud valesti. Ja kui lihtsalt näide, võtame siin mingisuguse IT-süsteemi näite, oletame, et see IT-süsteemi summa oli meil 1 000 000 eurot ja me jagasime ära, et 50% siia, 30% siia ja 30% siia. 50, 30 ja 30% on 110%. Ehk et ma jagasin 1 miljonist järsku endale 1,1. Ma lihtsalt kogemata panin seda viimase 30 valesti. 20. Mul ei olnud nagu mingit sisemist kontrollifunktsiooni, et kas see 1 miljon, mida ma jagama hakkan, jaotub nagu 100%-ga reaalselt erinevatele tegevustele laiali. Ja kui ma olen selle vea teinud, siis siin need numbrid enam ei klapi. Ja siis see on esimene nagu red flag, et midagi on valesti. Kuskil on mingisugune käitur läinud meil nihu. Ja siis me saame hakata vaatama, et kust nagu see on. Loodetavasti on see 1 läinud nihu, kui on nagu mitu läinud, siis võivad olla jäetud on nagu üsti nihu ja taanduvad välja. Kas see näide praegu tugineb sellele, et kõik kulud on soetushinnaga? Ja kõik kulud on tegelikult kulud, nagu me nad kunagi ostsime ja me nii toimetame sellega. See ei ole see asendus või hetke tegeliku turuväärtus või midagi. Ja me võime muidugi seda teha ka nagu mingisuguses muus. Näiteks, kui meil on, oletame, et meil on töötajate töötasu siin, me praegu jagasime oma loogikas ära sellesse kulumudelisse selle tegeliku kulu palju mida maksime. Aga me tegelikult teame näiteks seda, et meil on need inimesed väga hea hinnaga saavad. Ja meil on sisimas kuri kahtlus, et aasta pärast nad enam ei ole nii hea hinnaga, sest nad paraku lähevad ära kõik. Ja ma tean juba ette, et minu järgmise aasta summa võib olla 30% suurem näiteks. Siis ma võin teha nii, et ma võin siia sellele indikatiivset numbrit muuta, kui ma tahan lihtsalt näha, mis siis juhtub. Ma panen siia 30% otsa, ma vajutan mingisugust nuppu, mis siis selle arvutuse mul põhjust ära teeb, sest reeglid on mul paigas, et kuidas mingitel kontodel saab ressursse, kuidas ressurssidel saab tegevust ja nii edasi. Ja ma vaatan, kuidas minu teenuse hind muutub. Ja võib vabalt olla niimoodi, et näiteks teoretiseerin, stardilaenu saamine näiteks ei muutugi, sest et seal ei ole tööjõud vaja. Tuleb natukene võib-olla alles näide, aga teoreetiliselt võiks juhtuda nii, et see ressurss, mis meil kallimaks läks, seda teenust ei mõjuta. Aga kõik näiteks kogu mõju tuleb siia. Sest need konkreetsed inimesed või see konkreetne grupp, keda me siin muutsime, mis transleerus mingi ressursi kõrgemaks hinnaks, mõjutab ainult seda teist ja kolmandat teema. Aga just läbimängimist saab iseenesest teha, jah, et seda keeldu ka.
isegi võiks öelda niimoodi, et see on enam kui soovituslik, selline pidev ärianalüüs, on ta siis eelarve planeerimise raames, selline jooksva täitmise raames, et kogu aeg käiks selline nii-öelda analüütika, eelduslikult ta tegelikult seda taotleb. Jah. Sest on lõppkokkuvõttes, kuhu selle tegevuspõhise eelarvega tahetakse nagu jõuda, ongi ju see vaade, et juhul, kui mingeid asju peame hakkama tegema rohkem, või mingeid asju me enam ei pea tegema, et siis kui palju meil tekib täiendavat vajadust mingisse valdkonda, kui vastupidi, kui palju meil võiks teoreetiliselt tekkida täiendavat säästu. Siit võib olla veel, kui tohib täiendada, et pidevalt muutub ka see teenuste nomenklatuur, et mingisuguseid teenuseid selles, ma võtan seda EAS-i näite, tuleb juurde, olemuslikult tuleb ära jätta, muudetakse programmi dokumendis mingisugust loogikat selleks, et ikkagi need strateegilisi eesmärke täita, tellitakse nii-öelda teenust rohkem kui võib-olla varasemalt. Jällegi on sisend mõnes mõttes kuluarvestajatele või metoodikutele, et tuleb ka mingisuguseid muudatusi sealt siis nii-öelda nagu ellu teha, et jällegi, et see mudel on selline nagu töövahend, et ei ole niisugune staatiline asi. Nii, ja siin on nüüd üks selline eraldi praktikene, mis on eraldi joonega piiritatud ja need on siis kõik võimalikud tugitegevused. Haldus, personal, juriidika ja nii edasi. Mismoodi siis nüüd need siia pildile nagu sobituvad? Iseenesest neid nagu teenuste kontekstis klient kunagi neid ei näe. Temal otseselt seda vahetustes on seal mingid raamat, millel lapsel võite teha teenust saada. Et mismoodi siis need peaksid siia sellesse pilti sobituma? Nad sobituvad läbi selle, et tegevusena või protsessina on ta ju olemas. Ma vaatan, et ütelda äriprotsessi, siis raamatupidamine funktsioonina eksisteerib, IT-tugi eksisteerib, muud eksisteerib. Ehk siit ta kuskil ära kaduda ei saa. Me reaalselt teeme seda, järelikult ta peab olema meil tegevusena siin kirjas. Küsimus, kuidas ta nüüd siit järgmisse kasti kaasa liigub? Mismoodi me jagame oma neid tegevusi lõppteenustele ja mismoodi me jagame seda? Siin võib erinevaid lähenemisi võtta. Võtame kõigepealt selle ülemusele, nimetage kuidas põhitegevus põhiprotsess. Et kuidas nüüd siis siit nendest tegevuste hindadest jõuda teenuse hindadeni? Ühe näitame juba tegevust selle IT-süsteemi puhul läbi, et eel- ja arengunõustamine sai näiteks 40% sellest IT-süsteemi reast. 400 000 on siin IT-süsteemi puhul, aga samamoodi ta saab mingite käiturite või valemitega kõikidest muudest ressurssidest mingi juhti, juhul kui seda ressurssi kasutavad. Näiteks inimesed, ilmselgelt eel- ja arengunõustamisega tegelevad inimesed, järelikult mingi osa palgakulust peab sinna jõudma. Kuidas ja mis käituriga me seda teeme, jälle igaga enda otsustada, kas on töötajate arvu järgi, on töötundide järgi, kui me neid teame, on mingite hinnangute järgi, aga lõppkokkuvõttes me jõuame sinna, et nad kõik kokku on ikka 3 miljonit. Ja siis me üritame seda hakata teenustele laiali jaotama. Võtame esimese näite, starditoetuse saamine või starditoetuse taotlemine. Mida on vaja selleks, et toetust siis kliendini viia? No, kõiki neid on vaja ja tugiteenused on tegelikult ka vaja, sest meil on teoreetiliselt vaja selleks, et oma tööd teha. IT-tuge, raamatupidamist ja personali kõik muud. Aga hakkame selle otsaga kõik. Meil on eel- nõustamine, oletame, et see kokku maksab 1 miljon eurot. Mismoodi me nüüd selle eel- nõustamise jagame nende 5 teenuste vahel? Ja jälle vaja mingit käiturit. Midagi nüüd ütleb meile, et kui palju eel- ja nõustamist erinevad teenuste riigid, taotluse riigid vajavad. Võib-olla, jälle on vastus see, et kõigil on enam sama, jagame 5-ga, kõik on võrdsed. Võib-olla okei. Aga võib-olla on niimoodi, et näiteks stardilaenu saamine või starditoetuse saamine nõuab oluliselt rohkem eel- ja arengunõustamist kui näiteks investeeringukindlustuse saamine. Sest et see kliendi tase on väga erinev. Ühed on alustavad ettevõtjad, kes tegelikult ei saa sellest maailmast mitte midagi. Ja teised võib-olla on väga nii-öelda advanced suurettevõtte mingisugune nišinimesed, kes põhimõtteliselt teavad, mida nad teevad ja vaja mingi paar täpsustavat küsimust. See juhul jällegi selle kogu kulu jagamine 5-ks lihtsalt ei tundu nagu õiglane majanduslikust kompensatsioonist. Ja me peaks jagama mingi muu asja järgi. Variant 1,
teeme hinnanguga. Keegi jälle ütleb, et kui palju kuskil etapis vaja on. Aga need kaks otsime mingisuguse natukene tõenduspõhisema jagamise. On nad siis inimeste tunnid näiteks. Kui nüüd inimesed siin, kui oma tegevusi teevad, nad kas peavad mingeid tunni ajaarvestusi, päevikuid, kui palju tunde mingite konkreetsete tegevuste peale läks. Näiteks üks inimene ütleb, et näed, tänapäeva tegin 3 tundi seda, 3 tundi seda, 2 tundi seda. Ja perioodi jooksul korjatakse need kokku, sealt tekivad proportsioonid. Või siis väga tihti, mida tegelikult saab kasutada, on IT-süsteemide selline kaudne arvutus. Et kuna päris mitmel organisatsioonil on protsess täna viidud juba selliseks, et igast tegevusest, igast nagu jupist sellest protsessist jääb kuskile IT-süsteem mingisugune jälg maha. Avasin mingi uue mingi nõustamisfaili, kuskil on logi, kirjutasin kuskil meili, sellest on logi, kuskil on järgmine tegevus, millest jääb mingi jälg jälle maha. Näiteks tervishoid on väga hea näide selles osas, kuidas nad patsiendiga toimetavad. Patsient astub uksest sisse, esimene asi läheb süsteemi kirja, pannakse sinna, tehakse anamnees, pannakse just kirja, mis probleem on, diagnoos, mis järgmist sammud ja pannakse asi lukku ja liigub edasi. Ja kõikidest nendest etappidest jääb tegelikult ajaliselt need logid maha. Ja põhimõtteliselt võib süsteem pärast küll öelda, et see arst sel päeval tegeles 7 tundi konkreetselt patsiendi FaceTime'iga ja tund aega tegi siis midagi muud. Ja nendest 7 tunnist nende patsientidega tegeles ta nii palju ja nendega nii palju. Jällegi olenevalt siis sellest süsteemi võimekusest saab võib-olla ka sealt mingi avalik sektor ilmselt see on natuke keerulisem, aga võib-olla tasub proovida. Aga ühesõnaga jõuame siis sinna, et kuidagi moodi me oleme nendele 5 teenusele selle miljoni jällegi ära võtta. Eelduslikult see sai vähem, sest et siin on vähem see nõustuspäev ja see sai näiteks rohkem. Ja kui me oleme kõikide tegevuste peale niimoodi selle ära teinud, kui inimesed tuli ennast esimese korra, siis meil on põhiprotsessi osas need allokatsioonid hinnastatava teenuse hinna leidmiseks teatud. Kas võiks küsida? Ja ikka. Ressurssidel ma tean, et on olemas meil SAP-is kood, et me saame neid arvestada, kas teiste asjade jaoks on olemas võimalus, kui arvestada seda, mida tähendab kulukäikur ja seal on 2 kulukäikurit panna kirja igasugust teenustada, et on jõhker töö mingil käsitsi teha, et selleks peab olema mingid süsteemid, et kas need on olemas või me lihtsalt kuuleme teoreetilist, et mingisugust kulutada. SAP-is on ressursikood täiesti olemas, neid saab kasutada, neid saab ise luua, seal on isegi mingisugune puu loodud selleks. See puu võib-olla natuke vajaks nagu tuurimist, aga põhjust olemas. Nüüd, mis puudutab tegevusi, siis seda SAP-is täna ei ole. Tegevuspõhised kuluarvestuse kontekstis on SAP-ist olemas täiesti eraldiseisev moodul, mida oleks vaja siis kasutusse võtta. Hetkel käib riigis hange. Pärast ilmselt räägime sellest natukene lähemalt, Terje kommenteerib seda võib-olla. Või tahate kohe ära kommenteerida, mis see staadium on selle võib-olla ma veel pisut selle taustaks selle küsimusele, et selles mõttes see punktiirjoon punasena siin taotleb ka indikeerida, et üldjuhul sellist kuluarvestust peetakse tavapärasest raamatupidamislikust arvestusest eraldiseisvas töövahendis. Me võime mõelda nii, et see on paberist, Excelist kuni mingisuguse infosüsteemse lahenduseni nagu välja, et üldjuhul luuakse sinna kulumudelisse see punane punktiirjoon, need reeglid, et mis alusel see ressurss korjab majandustarkvarast siis mingit kontolt, kui palju täpselt rahalisi vahendeid sinna ümber ja siis eraldiseisvas moodulis või töövahendis tehakse üldjuhul need arvutused, sünnitatakse siis erinevat aruandlust selleks, et otsuseid langetada, et ta tegelikult selles SAP-i tavapärases majandustarkvaras seda arvutust ei taotleta teha, et selle jaoks on eraldiseisv keskkond, et ei üldse SAP olema, see võib olla jällegi Excel, paber, aga võib-olla hoopis mingisugune muu suvaline kohalik või rahvusvaheline ettevõte. Ja kindlasti rõhutaks veel üle seda, et see ei ole raamatupidaja roll, aga kõiki neid dimensioone kuluarvetele külge panna. Et sinna me ei taha kindlasti jõuda, sest see oleks nagu väga töömahukusega. Aga koodid on planeeritud ikkagi kõikjale panna juurde. Praegu meil näiteks teenuste ostmiseks ei ole kuluressurss üldiselt mõeldud. Et mis ostame väljaspool tööd, et siin on vaja
Kui ma mõtlen, et personal on, aga et ma ei oskaks seda isegi panna sellised jõudnud ressursid siin nimetatud, et me ostame teenust välja ja siis ta ei lähe kokku summadega. Minu lihtsalt ei olnud väga loomuline. Ressurssi, jah, taas äkki kommenteerida vahel. Et võib-olla SAP-i nende arvestusobjektidega, et ressursikoodid kindlasti tekivad ja teenuse tegevuse koodiks on seesama internal orderi väli, ressursi väli. Sellisel juhul, kui sa lähed traditsioonilise tegevuspõhise kuluarvestuse peale, sellisel juhul sa lood SAP-i teenuse tegevuse internal orderi koodid ja ütled, et teenus moodustub siis nende tegevuste grupis ehk teed internal orderi grupid. Kui ainus asi, mida kindlasti läbi SAP-i me jagama ei hakka, on personalikulu. Et SAP-is on küll võimalik panna igale töötajale külge see jagamisreegel, aga seda tuleb teha ainult juhul, kui tulete 100% kindel, et mitte kunagi see inimene teist teenustesse ei panusta kui ainult ühte teenusesse. See ei ole mõistlik, et kogu personali jagamine toimub väljaspool SAP-i. SAP-is toimub personali töötasu arvestus ja kulukäituriga väljaspool SAP-i jagatakse teenustele. Mis puudutab kõiki muid kulusid, siis internal orderi väljale, ressursi väljale pannakse selle teenuse tegevuse kood. Ressurss on, seal on ressursigrupid, on juba moodustatud. See kood kodeeritakse lihtsalt selliselt ära. Kuidas? Põhimõtted on erinevad. Põhimõtted ei ole erinevad. Selles mõttes, et kui on näiteks, meil on üldeeskirjaga täna kinnitatud, et me peame kõikidele sõidukitele kajastama ressursikoodi. See tähendab seda, et sõidukite jagamine teenustele või teenuse tegevusele toimub jälle väljaspool SAP-i mingisuguse kulukäituriga. Et me ei saa lahendada raamatupidamist ühe välja peale panna. Ei saagi, aga see tähendabki seda, et te kogute sõidukite kulud sõiduki peale ja kirjeldate ära kulumudelis, kirjeldate ära, et see sõiduk panustab sellise käituriga sellisele teenusele. Tegelikult ongi see kulujaotusmudel tegelikult ju peaks siis hõlmama ikkagi seda ressurssi tegevust ja teenust kõiki, et see jaotus toimub seal. Ja mitte niimoodi, et osa jaotus me võtame SAP-ist ja osa siis võtame kõik kulumudeli, arvestamise mudeli. Võib ka nii mõelda, et SAP-i majandustarkvaras on võimalus lihtsalt seda ressursi vahearvestust praegu ära teha, aga üldjuhul jah, et selline edasine, kas siis lihtsam või keerukam arvestus jälle, kas seda activity't üldse sinna luuakse asutuse poolt või mitte, need arvutused selles mõttes tehakse teises keskkonnas, et kas siis seda toetab seda teist keskkonda lihtsam või keerukam töövahet, see ei ole oluline. Ma ütleks võib-olla selle täpsustuse veel ära, et neid ressursigruppe SAP-is on päris palju, 12-14 midagi sinna kanti. Üks nendest ressursigruppidest on OK, mis on otsekulud. See on see dimensioon, mida me põhimõtteliselt võiks siis öelda, et see on nüüd siis tegevus. Meil on konkreetne arve, mida me saame panna konkreetsele tegevusele. Jah, aga kui sellega kaasneb autokulu, siis ei saa. Kui sellega, siis ta läheb ikkagi sõiduki ressursi koodile. Välja arvatud mingi teoreetiline variant, et sa oled midagi sisse ostnud ühe arvega ja sul on seal mingi osa otsekulu ja mingi osa, ma ei kujuta ette, mis see oleks. Me peame jälgima siiski raamatupidamise reegleid, kui meil on kokku lepitud, et me raamatupidamises peame koguma sõidukite viisi neid kulusid, siis see on meil peamine. Siis tuleb kõik muud jagamised tuleb teha väljaspool SAP-i. Ma küsimus. Ma korra täpsustan, et see ei ole raamatupidamise reegel. See on raamatupidamiselt tellitud reegel, mille riigivara osakond nõudis. Ja nüüd raamatupidamisega arvestusega see ei puutu minu jaoks üldse kokku, et raamatupidamise üldkeskiri või raamatupidamise toimune juhend ei anna absoluutselt, et siis see raamatupidaja roll peaks võtma selles konto sambas ja edasi võtab äripoolsel asja üle. Tema loob need reeglid, sest tema juhib teenuse, omanik juhib seda, tema oskab neid reegleid luua. Tehakse koostöös. Väiksemates asutustes peab raamatupidaja või siis finantsist toetama loomulikult eelarve või nende strateegia. Aga põhimõtteliselt. Jah, võib-olla, et ongi, et täna on lihtsalt pandud, et see on kohustus, kuna riik tahab teada
autode eest ülevaadet saada. Ja samamoodi suure tõenäosusega tuleb ka kinnistute osas. Täna ei ole kohustuslik kasutada kinnistute osas, aga suure tõenäosusega see tuleb kohustuslikuks. Ehk et riik, kui on mingisuguseid kulusid, mida tahab detailselt teises vaates vaadata riik üldises plaanis, siis seda tuleb jälgida ja sellisel juhul tuleb need kulukäiturid teenuste vaates kuskil kulumudelis väljaspool sappi. Aga siis ma saan siit aru, et see ei ole see vaade, mida siis jutlalt on küsitud riigivara osakonna, see ei seondu nüüd praegu tegevuspõhisele eelarve üleminekuga, et see ilmselt siis paralleelselt toimub initsiatiiv, mõistlik on need ühendada. Selles mõttes, et mitte luua uusi ressursse või gruppe asju igal pool, et nüüd on mõistlik siis ilmselt vaadata, kuidas seda sünergiat on võimalik nagu efektiivselt ära kasutada ja julgeks siit nagu soovitada. Seda vajalist. Ma võin lihtsalt siin täpsustada juurde, et raamatupidamisprogramm ongi eraldi ikkagi, sinna see detailsus ei lähe ja need ressursi seosed tegevustega toimuvad teises programmis, mis võiks olla SAP-i programm ja siis seal on integreeritud. Võib ei pea, võib olla paber, võib olla Excel, võib olla mingi 3.-4. töövahend või keskkond, et see jällegi sõltub sellest asutusest ja tema valikutest, et kus seda arvestust nagu pidada. Aga seda keskkonda kindlasti selle aasta lõpuks ei ole. Mis on keskkond, et see võib olla, ma ütlen veel kord, et see võib olla ka Excel, täiesti vabalt. See sõltub. Kes sellel aastal peab kulumudelit tegema, peab siis mõtlema selle peale, et nad suudavad selle ära mõelda. No jah, et kes jällegi, see teie küsimus võib-olla lähtub sellest, et nüüd me vaatame nagu skaalat, et on hästi keerukas asi see kindlasti, et see kindlasti, millest me räägime, ei pruugi olla väga keerukas ülesanne, et nii-öelda minna tegevuspõhisele kuluarvestusele, siis see nõuab ärianalüüsi, äriprotsesside kaardistamist, et see on pisut keerukam kui siis see traditsiooniline arvestus, aga neil asutustel me saame soovitada nii-öelda esialgu alustada oma võimekustele vastavate arvestusmetoodikatega, pigem lihtsamatega, mis teoreetselt võivad olla natuke ebatäpsed, aga piisavad selleks, et siiski mõistlikku ümberjaotamist korrata. Seda ka ei ole. Tere, kas selle hanke korra räägisid ka ära lihtsalt hanke seisukoht? Jah, võiks küll. Me jõuame töövahendite juurde mõne hetke pärast, et äkki siis pisut Okei, aga liigume siis edasi. Me vist juba jõudsime selle teenuste, meil ei tugiteenuste rohkem katmata, kuidas tugiteenustest nüüd järsku jälle kulud siia jõuavad. Siis on jällegi küsimus käituris, mis on siis käitur, mille alusel neid erinevatele teenustele pannakse. On ta inimeste arv, kui tegu on näiteks palgaarvestusega, on ta mingite põhiprotsessi tegevuste kulude proportsioon, näiteks on ta lihtsalt ühtlaselt viieks. Võimalusi on erinevaid ja ei saa öelda, milline on õige, milline on vale. Kindlasti jälle see keerukus, mida te valite, sõltub sellest, kui suur see tükk on. Kui on 10% kogu kuludest, siis üsna julgelt võib seal lihtsustatud elementi kasutada. Kui see on 40% kogu nendest tegevuse kuludest, siis peab natuke täpsemaks. Eesti Post ja Tallinna Lennujaam kindlasti annavad vastuse, kuidas näiteks nemad on üldkulud ümber jaotanud oma põhiteenustele, et missugust käiturid siis juhid otsustasid kasutada, et võib põnema küsida. Raamatupidamise puhul näiteks väga tihti kasutataksegi algdokumentide arvu. Et kui palju mingis valdkonnas võib vaja mingit dokumente või kandeid teha. Kui need on võimalik süsteemist välja võtta, siis on palunud, et ta klassikaline ja hea mõõdetav näide. Ja sealt edasi, siis kui meil on teenused nüüd käes, jällegi me testime ära selle, et meil ei ole kuidagi midagi juurde tulnud ega kuhu midagi ära kadunud, siis me jõuame selle viimase lingini, mis siis läheb sinna riigi suunale. Kuidas siis meie teenused lingitakse ära selle kogu selle programmi kuuga ja tulemusvaldkond meile programma tegevuse ja nii edasi. Võtame nüüd natukene kiiremas tempos järgmise näite. Kas tohib ühe küsimuse vahele? Kas sa plaanid rääkida ka selle ressursi poole peal põhivara kajastamisest ja kuidas see jõuab nagu tegevuste ja teenuste hinda? Otseselt ei mõelnud rääkida, aga võime kohe läbi käia selle, et võtan mingisuguse masina näiteks. Ostsin masina 1 000 000 eurot. Et kuidas jõuab 1 000 000 eurot, mis on investeering? Sest et sa ei ole ju kulu, reaalselt kasutanud seda mitu aastat. Et kuidas siis see üldse jõuab meil kõigepealt kuludesse ja siis edasi ressurssidesse ja nii. Lihtne vastus läbi amordi. Et jällegi siin üks nendest kulukontodest on amortisatsioon,
on ta siis mingi konkreetne seade, kui on eraldi tehtud seda dimensiooni, kui on ta kõikide asjade amort nende kokku. Sellest jagatakse ta siis sellele seadmele vastava aasta amordi ulatuses, kui me räägime aastast mudelist. Kui me räägime kuist mudelist, siis me peaks iga kuu seda tegema. Miks ma seda küsisin, et teatavasti riigieelarves ju arvestatakse praegu põhimõtteliselt topelt seda, et arvestatakse nii rahalist investeeringut seda põhivara suurenemise mõttes kui ka tegelikult amortisatsiooni. Et teenuste hinna ja tegevuspõhise eelarves läheb ta läbi amortisatsiooni, aga tegelikult eelarves on lisaks sellele veel ka investeeringu enda komponent juures. Et see on ta on kõrgemal tasemel või tasandil nii-öelda, ta ei ole teenuse tasandil, aga ta igal juhul on pildis. Selle mõttes on ta nagu topelt. Ma tahtsin lihtsalt selle tähelepanu juhtida. Väga hea tähelepanu. Aga see Veiko küsimus, vabandust, on selles mõttes jälle nagu hea, et see toob pilti tekkepõhise arvestusmetoodika, mis on nii-öelda olnud vajalikud sammud nii aruandluses kui eelarve koostamise protsessis, et ka see nii-öelda teenuspõhine juhtimine läbi selle kuluarvestuse toetub sellele tekkepõhisele arvestusmetoodikale. Võiks mõelda, et kassapõhiselt nagu jätkanud, eks ju, selle loogika ja läbi seda amordi kulu, eks seda tegelikku hinda ei oleks jälle nii saanud kajastada. Et see on pisut see sissejuhatuses ja varasemad initsiatiivid. Nii on, jah. Küsin veel kord, et kas tulevikus tegevuspõhises eelarves planeeritakse, siis seda kuidagi teisiti hakata käsitlema kui täna. Täna on meil amortisatsioon küll eelarves planeeritud, aga see on mitte rahaline. Ta on informatiivne, et kas siis tulevikus on planeeritud hakata seda ikkagi tekkepõhiselt amortisatsioonina arvestama või jääb ikkagi juurde ka see investeering ja see amortisatsioon jääb nagu informatiivselt. See on küsimus rohkem, ma arvan, rahandusele ja et me delegeeriks selle vastamise heas mõttes Veikole või siis, kui tohib, siit kasutada seda võimalust. Tähendab selles mõttes, et see tegevuspõhises teenuse maksumuses igal juhul amortisatsioon on see, mis väljendab nagu varade kasutamise kulu. Et seal ei ole nagu üldse valikukohti. Kuna täna tegelikult riigieelarve positsiooni ja Eurostati metoodika järgi arvestatakse ikkagi investeeringu kulusid ka ühekordsete kuludena just vastupidiselt tekkepõhise põhimõttele, siis me paraku hetkel sellest veel loobuda ei saa ja tänase seisuga me ikkagi limiteerime nii-öelda neid rahalisi kulusid amordil otseselt limiit tänasel päeval ei ole plaanis seadma hakata, aga see kindlasti on nagu teema, mida me tahame nagu edasi arutada ja arendada, et kuidas seda oleks mõistlik ka seda amortisatsiooni varade kasutamise infot nagu rohkem pildi tuua. Et läbi tegevuspõhise me seda juba toome ja see on nagu väga positiivne. Et kui PVC saaks sellele küsimusele vastata, siis ilmselt teate meie vastust, mis me ilmselt teile annaksime. Et jah. Aga selles mõttes muidugi ei ole erasektoriga väga suurt vahet, et erasektor ju enda juhtimisarvestuses veab täpselt samamoodi kahte numbrit. Üks on amort selleks, et oma hinda arvutada, teada, kui palju mul asi põhimõtteliselt maksab, mis hinnaga ma peaks teda välja müüma, et kasumisse jääda. Aga teine on rahavoogude pool ja CAPEX-i ehk siis Capital Expenditure'i planeerimine. Et kus ma saan raha selleks, et uut tehast ehitada ja kui palju see maksab ja mis ajal ma seda vajan, et kuidas rahavood kokku mätsida. Selles mõttes toimib, ma arvan, suht sarnalt. Veiko, ma tahan küsida, et kuidas siis see teenuste maksumus kokku saab valitsemisala eelarve? Seal on amortit ja valitsemisala eelarve, see on investeering. Ja ta annabki tegelikult teenuste maksumus koos amordiga peab võrduma siis nii-öelda tegevuskulude eelarve pluss amort siis valitsemisala lõikes. Investeeringuid jäävad sealt selles mõttes nagu kõrvale, aga limiidi mõttes me peame nendega nagu arvestama, et ta on selles mõttes selline kahepoolne või kahepoolega teema. Jah, et kui tahta seda nii-öelda numbrit siin all võrrelda siis eelarvega, siis ma saan aru, et on vaja sisuliselt teha nii, et kui me räägime tegevuspõhisest numbrist, kui see on 3 miljonit, siis võtame siit amordi maha ja paneme investeeringud juurde, siis võtame selle, mis number meil eelarvest. Hästi lihtsustatud. No eelarvest tuleb täna mõlemad numbrid ja see on midagi, mis tehniline majandamine kasutab eelarve liik, eks ju, mis eelarve liigi mõnus ära, mida seda on eristataval. Et kuidas seda iga inimese arusaadavaks teha, see on keeruline, aga need, kui mida liigi selgeks võtnud, nende jaoks peaks olema alustada. Just. Aga olgu, liigume edasi. Võtame järgmise näite. Aga mitte natukene veel huvitavamaks. Siin on nüüd Politsei- ja Piirivalveameti üks
näide. Jällegi ei pretendeeri kindlasti mitte lõplikule tõele, see on meie nägemus, mismoodi asjad võiks olla, kui nad peaks oma kulumudeli täpselt meie nägemusele üles ehitama, võib-olla nad teevad ise ausalt midagi muud. Aluspõhimõtted on samad, pilt on sama, taust on sama. Nüüd teenused ilmselgelt on erinevad, sest me räägime teisest autost. Ja võtame siin näiteks selle sama ID-kaardi taotlemise. Selleks on vaja teha 3 alategevust või põhiprotsessi ja siin on nad defineerinud läbi meie näite, et põhimõtteliselt on väga 3 asja teha ja hästi kõrgel tasandil on juba need tegevused siin ära defineeritud. Ei ole ilmtingimata vaja minna nii detaili nagu siin mindi, vaid siin on otsustatud jääda otse seda. Aga jällegi õiget vastust lõppkokkuvõttes ei ole. Küsimus on selle ettevõtte või organisatsiooni konkreetse protsessi juhtimise tasandil. Et kui reaalselt asutus juhib näiteks tootmisprotsessi või sellist, siis on ka mõistlik siin vaadata just nimelt sellel tasandil ja mitte minna enam detailsemaks selles puhul. Aga mis ma tahaksin siin rõhutada on see, et üks eraldi kuluartikkel või nii-öelda tegevus võib olla ka väliselt kui teenus. Võtan seda sama näite ID-kaardi taotlemine. Selleks, et inimene ID-kaardi kätte saaks, on siis vaja kõik ajad saatus vastu võtta, ära menetleda, see kaart reaalselt valmis toota füüsiliselt ja siis lõpuks talle kätte anda. Aga lisaks sellele on vaja ka sinna sertifikaadid külge panna. See on midagi, mida teeb hoopis teine asutus kuskil teises kohas, teises keskuses, kes nagu selle elemendi sellesse teenusesse, mis on siin, nagu juurde on. Ja nüüd on küsimus, et aga mismoodi ma siis oma seda mudelit peaks hakkama tegema, kui mul on siin järsku mingi tegevus, mida mina ju ei tee. Ja arvet mulle selle eest ka ei saada. Et siis see tegevus ei ole ka minu kuludest. Ka SK ei tee ka selle eest arveta neid sertifikaate. Et siis võiks öelda, et on nagu 2 varianti. Üks variant, mis unustame ära olla. See ei ole meie asi, meie ei tee seda, ei taha vaadata, ei tegele. Mudel oma tulemis, meie kulud lähevad siit tabelist läbi, jõuavad sinna, et ID-kaardi taotlemine meie vaates maksab, ma ei tea, 7 videot näiteks. Põhjust on õige. Aga protsessi juhtimise mõttes nagu kaotab ühe olulise tüki ära. Sellest on nagu natuke kahju. Ja võib-olla, kui me tahaksime näiteks ID-kaardi taotlemisel minna sinna, et me tahame riigilõivu sätestada nagu selles hinnas, kui palju meil see ID-kaardi väljastamine päriselt maksab. Siis kui me selle siis välja viskame, ja ütleb, et näed ID-kaardi taotlus maksis 7 eurot, siis meil on osa kulud on täna puudu. Ja reaalselt on mingi oluline element sertifikaatide väljastamine enam, meil oma hinda ei jõua. Ja riigi seisukohast võib olla see, et ühel ajahetkel tulevikus on nagu oluline teave, oluline nagu info. Et siis on asutus enda otsustada, kas ta nüüd tahab endale tekitada täna pesa ära sellele. Et reaalselt tegevuste kontekstis on ka see üks meie tegevustest, millele me loome koodid väljad ära ja paneme sinna täna 0. Sest et meie kulusid sinna ei ole, muidu me ei saaks seda 3 miljonit edasi lohistada, kui me siia järsku mingisugune kulu tekib. Aga me tuleviku kontekstis, kuna ma usun, et kui me ükskord jõuame sinna nende silotornidest, saamegi välja tulemusvaldkonna põhiseks juhtimiseks, siis tegelikult see kindlasti jõuab ka meile pildile. Selleks oleks hea, kui ta juba oleks olemas. Siit võib-olla ka natukene täpsustan, et see, mis sa siin nimetatud selle sertifitseerimiskeskuse näitel, mis on tema või siis selle asutuse jaoks põhiteenus, et kui te mäletate seda pilti, et kuna selle võtlesin taustal ette panna teenuste jagunemine, siis see 3. sammas oli avaliku sektori teenindamine, mis on siis ühe asutuse kas siis otsese tellimuse või tellimuseta teisele asutusele tema teenuse osutamiseks osutatud teenus. Et jah, et me näiteks saime ära kaardistatud 230 Soomi valitsemisala teenust, neist nii mõnedki olid täiendava sellise kategooria või liigitusega, et see on põhiteenus küll meie jaoks, aga see on teise asutuse nagu teenuse osutamise toetamine. Näiteks võtta kindlasti oma põhiteenuste osas RTK-st tegelikult ju toetab mingit teist asutust kaudselt, selleks, et saaks ikkagi oma põhiteenust osutada, sest kui palgad jäävad maksmata või raamatupidamise arvestus tegemata, siis on ikkagi kuskil mingi jama muidu öelda. Et me ei ole täna veel sealmaal, aga meil on vähemasti meid teeb küll õhinnaks või ütleme selliseks ärevaks selline mõte või positiivses mõttes, et riigisiseselt hakatakse ka nagu selliseid tehinguid arvestama.
siis rahad liiguvad või mitte, aga riigisisesed arvestuslikud tehingud tulevad mängu. Asutused, kulumudelid omavahel hästi suhtlevad, jagavad infot ja teavet ja pidevalt on meil õiglane tegelik maksumus ees nii-öelda kodaniku ettevõtte teenindamiseks. Et nii võiks mõelda, et sinnamaani nii-öelda siis me kuskile kunagi jõua. Et täna me oleme veel kaugel, et Soome on alles esimene, kes sellist programmipõhisel eelarve nagu üle alles minemas on ja et see tegelikult vajab, et kõik teised on ka selle nii-öelda järgi jõudnud. Me ühtlustame ja tasapisi hakkame ka siis nii-öelda seda maailma standardiseerima. Et kui üks asutus oma kulumudelis ütleb, et SK, see osa on minu ID-kaardi taotlemise teenuse osa, siis SK peaks selle ära kinnitama. Jah, see nii on ja siis nii-öelda info hakkab liikuma ja mingil hetkel lähevad nad koos siis valitsejate juurde ka eelarvet küsimuseks, et mingi investeeringut planeerida või midagi muud. Juhul kui nüüd sertifitseerimiskeskus teeks täpselt sama harjutuse läbi, nagu praegu PPA oma on laual, siis siin kõige esimene teenus oleks sertifikaatide väljastamine. Ja sellele tekiks nii-öelda tema oma hind ja siis see tema oma hind, mis on sertifikaatide väljastamine, oleks PPA-s, võt siin selle asja siin. Siiski muidugi sel juhul võiks juba tõsiselt väga kaugu tema. Selline küsimus, et kui PPA praegu ostaks seda SK-teenust või sertifitseerimiskeskuse teenust, siis ressursi mõttes oleks see otsekulu PPA-le. Ressursi mõttes oleks see otsekulu eeldusel, et ta ongi ainult ID-kaartidele ringitud ja kuskile mujale neid saarad. Jah, absoluutselt. Ja siis olekski ressursikoodil oleks see OK või see otsekulu ressurss, talle tekitatakse mingi kood ja see oleks sertifikaatide ressurss põhimõtteliselt. Oletame, et sinna mingit muud kulu peale ei lähe, sellepärast, et seal ei ole vaja PPA poolt mitte midagi teha, ei ole vaja isegi tellida, ei ole vaja raamatut ja arvet maksta, mitte midagi, kõik on ainult nagu lihtne, päris maailm nii ja midagi ei ole. Aga siis ta on siin ressurss olemas, siis see konkreetne ressurss, mõtlen, kuidas ta siis läheb 100%-ga läheb ta siia selle väljastamise alla, kui me räägime ID-kaardi väljastamisest. Liigub siit. Esialgu meie saame võib-olla soovitada, et kuna need praegu ühtses terviksüsteemis ei toimi, et siis saab vähemalt asutus oma kulumudelis, mis on siis ju majandustarkvarast või raamatupidamisest tavapärasest arvestust eraldiseisvast töövahendis harjalt tehtud, ta saab sealt läbi mängida. Ta saab tegeliku maksumuse võtta, mis ta oma eelarvest toimetab, ehk siis ilma selle SK teenuseta ja mis siis oleks, kui see maksumus oleks siis, kui me võtaks ka SK teenuset. Sa saab siiski mitmekesist analüütikat teha ka praegu, et lihtsalt nad omavahel ei arvesta neid tehinguid. Aga peaks tulevikus nii mõtlema, et nagu natuke ettevõtluses, kui on suured kontsernid, globaalsed kontsernid, siis teeb pidevalt sisetehingute arvestamine, et riik mõnes mõttes on ka üks suur kontsern, kus ka vahetatakse ja asutakse teineteisele vastastikku kasulikku teavet ja informatsiooni. Ja võib-olla selle näite illustreerides, et juhul kui ongi siin eraldi ressurss on need SK sertifikaadid, siis nüüd tegevuste kontekstis on küsimus tegelikult, kuidas me tahame seda teha. Me tahame talle luua eraldi tegevuse. Et meie eraldi tegevus ongi SK sertifikaatide vahendamine või edasikandmine, siis me võime siia eraldi tegevuse vahele teha, siis sel juhul me saame tagada, et kõik see kulu, mis on täpselt sellisel kulu, nagu tuleb, läheb siia ID-kaardile. Kui me viskame siia tootmise üldpotti, näiteks selle sertifikaadi teema, siis tegelikult see tootmise tegevus jagatakse ju nii passidele kui ID-kaartide vahel laiali. Ja sel juhul me juba hakkab tekkima natukene niisugune häda. Ainult otse ID-kaartidega seotud asi, paraku läbi selle hakkab liikuma kahte kohta. Et kui see kulu on oluline, siis tasub talle teha eraldi selline vahetegevus, et ta liigub õigesse kohta. Nii, kiire pildi, kui ma tohin veel, mis on hästi põnev selles, et siis ma segan, et see plokk tootmine just sellises ärianalüüsi võtmes võimaldab asutusel hakata mõtlema ka selles osas juhtida, kas teha ise või outsource'ida sisse. Ma ei ütle, et selle mudeli pärast otsustas PPA, et korraldame hanke ja tellime eraettevõtlusest tootmisprotsessi. Aga ma võin alati teha analüüsi, et paneks ise mingisuguse hangaari püsti, eks ju, ostaks tootmisliinid, palkaks inimesed, palju see tegevus mulle maksma läheb versus hanke korras sisse osta. Ehk siis on võimalus ka neid selliseid teenuse osutamisi äriprotsesse selles dimensioonis analüüsida.
siin PMTA kontekstis tootmine on outsource itud, hanke korras, maksab nii palju, kvaliteedistandardid on kokku lepitud, tehakse järelevalvemehhanismi nii-öelda siis teenuspakkujale, et sellist pilti võimaldab ka siis nii-öelda see kulumudel sisse tuua, kui nüüd äriprotsesse kaardistada ja aktiiviteedse loetada, mida siis tervises slaidi võimalus ka liidu teha. Just. Aga vaatame nüüd siia kõrvale, sest see oli tegevuspõhine näide, kuidas kõik need tulbad on olemas ja kuidas neid kõike võiks rakendada, moodis lõpusuma kokku tuleb. Siin on nüüd lihtsustatud versioonid ja täiesti hüpoteetiline näide ühest tuvaliselt kommi valitsetava teenusest, et see kindlasti ei tähenda, et päriselt ravimi müügiloa taotlemisega peaks nii käima. Aga siin on siis tehtud esimene lihtsustatud versioon sellest tavalisest traditsioonilisest kulumudelist. Punkt 1, meil on raamatupidamine, meil on seal mingid kontod, meil on kulud, meil on erinevates dimensioonides neid kulud, meil on majanduslik sisu, meil on kuluüksused, meil on teatud juhul isegi mingid projektid, meil on võimalik mingeid selliseid risttabeleid teha ja erinevat detailsusega nagu numbreid teha. Ja siis me hakkame nendest kulunumbritest, me ütleme, et me ei viitsi ressursse teha, jube keeruline, raske, ei taha, tegevusi ei oska ka veel praegu nimetada, meil pole vaja, meie eesmärgid traditsiooniline väga hästi katame ära. Et me paneme nüüd otse asjad teenustele ringi. Teatud asjad ongi otsekud, et mingi konkreetne konto täisulatuses on konkreetselt ühele teenusele seotud. Selliseid kulukontosid või siis kas või näiteks üksuste kaupa. Ei pruugi olla väga palju. Näiteks võtame seesama ravimi müügiloa taotlemine. Meil on äkki osakond teoreetiliselt, kes tegelebki selle müügilubade poolega. Ja kuluüksusena müügilubade asjaga tegeleb, seltskond tegeleb ainult müügiloa taotlemisega. Kogu selle üksuse kulud ongi seotud ainult selle teenusega. Ja kuigi me päris koondkontoplaanid seda nagu üksuse kulu kätte ei saa, kui me võtame sinna juurde kuluüksuse või selle kulukoha dimensiooni, siis me saame kätte, et võtta selle osakonna kõik kulud võime kanda põhimõtteliselt otse siia. Ja selleks ei pea keegi mitte mingit ühtegi lisajutust tegema, see on lihtsalt taustal välja mõeldud, et me niimoodi neid asju jagame. Samamoodi võib olla mingeid asju, kus on teatud kulugrupid, jagunevadki väga lihtsalt kahe vahel. Ja ongi nii, et mõlema jaoks ja ongi võimalik lihtsalt kohe pooleks jagada. Aga päris palju neid sellist, mis on kaudne kraam ja või neid käiturid on nagu natukene keeruline leida. Et mingisugune grupp seltskond, inimesi, varasid, mida iganes, tegelebki kõikide asjadega korraga, pakubki põhimõtteliselt kõiki teenuseid. Et siis selline otse linkimine on natukene keeruline, aga kui number ei ole väga suur, kui me sinna võtame mingisuguse käituri, tükid, arvud, mahud, mis iganes taha, siis seda võib põhimõtteliselt täitsa proovida. Ja kaudkuludega on siis praegu selline näide sellest lihtsustatud temaatikast. Kaudkulud on siis kõik see tugiüksuste temaatika, kus kontoplaanist, kontoaruandest eraldi on siis kaudsete kulude grupp või kaudsete kulude nagu teenuskogum defineeritud ja neid reaalselt üldse ei jagatagi lõppteenuste peale. Ehk kui me vaatame seda nagu nimistut, mis on see meie hinnastatav objekt, siis meie hinnastatav objekt on kõik meie põhiteenused. Järjest tulevad ravimi müügiloa taotlemine, mingite asjade kontrollimine, mingite asjade registreerimine, mis iganes. Ja siis on kokku. Et üks meie teenus ongi see, et kõik see tugi ja muu. See ei ole nagu kindlasti hea ja see ei ole kuidagi pidi pikas perspektiivis eesmärgipärane. Sest me tahame ju teada, kui palju meie teenused päriselt maksavad. Ja kui me räägime, et me jätame endale mingisuguse admin-blokki jagamata meie teenuste peale, siis meil ongi mingi 10, 20, 30, 40, mis iganes protsenti kuludest on kuskil peidus. Sest et meie ravimi müügiloa taotlemine ei ole saanud kaudkulusest mingit kuluefekti peale. Aga põhimõtteliselt, see on siis hästi lihtsustatud versioon, mida siis ka hetkel SOM praegu täna ainult ministeeriumi tasandil ajutise lahendusena kasutab, et siis
ministeeriumi tasandil on teatud kulud, mida kuidagi ei saa nagu seda teenusega täna linkida, ongi siis see admin programmi selline osa või tükk. Aga see on ajutine ja see varsti kaob ära, eks sellist admin programmi pikast perspektiivist kindlasti ei jää. Aga vaatame korraks. Asutused siis kõik saavad. Ministeerium ei saa, aga asutused kõik saavad jagada. Ma kommenteerin seda, see on see, et loodi uus IT-asutus Tehik, kes võtab neid asju üle. Praegust nagu paluda tal hakata neid teenuseid kaardistama, seda süsteemi tegema. See lihtsalt, nad ei jõua selle lihtsalt. Et nüüd selle aasta jooksul siis me kaotustaatmin programmi ja siis panna tegevustelt teenustele. Et siin me saame ka soovitada kõrvalt olla nagu selles mõttes kõigiti teineteise vastu nagu mõista ja toetada, et need üleminekud on siin-seal nagu erineva keerukusega ja me peame vaatama võib-olla jällegi suurt pilti, et kui kogu valitsemisala miljardites eurodes programmidesse, siis praegusel kulupott, mis veel kord ei ole võib-olla kõige eeskujulikum näide, moodustab siiski suurest pildist niivõrd väga olulise osa, et siis nii-öelda see erinev on võib-olla olnud mõistlik, et liikuda asjana nagu just oma tempos edasi. Ja rõhutaks seda, et ükski asutus peale Tehiku ja ministeeriumi enda täna hetkel seda asja ei tee. Neil ei ole nagu eraldivad mingi programmi, kuhu nad saavad mingisuguse amorfse kulude kotti nagu lükata. Ehk mida nemad nii-öelda teevad, jälle natukene lihtsustan siin pilti, aga põhimõtteliselt selline kaudkulude grupp kui selline on olemas, aga neid jaotatakse ikkagi mingite käituritega nende samade teenuste peale. Ehk et meil teenus ikkagi saab selle kaudkulu osa ka sinna kaasa. On ta siis inimeste arv, on ta teenuse erinevate mahtude, rahaliste mahtude arv, mis iganes käitur, aga põhimõtteliselt selle saab. Aga see on nüüd selline teine versioon. Ta on ikkagi traditsiooniline, nagu arvestab, ta ei ole tegevuspõhine, mis ta ei ole tegevuspõhine, see katsin keskel on tühjaks. Tegevus ei ole, siis tegevuspõhine olla ei saa. Aga mis on see pildil erinev, ongi üks asi on see, et kuidas toimitakse selliste kaudsete kulude asjadega, et kas jäetakse alles admin-programm, mida siin näites ei ole. Me peame kõik kulud igal juhul jagama peale oma teenustele, me ei saa kuskil midagi ära kaotada. Ja teine asi, mis on muutunud, on siis see alustus. Ehk et järsku on nüüd nii-öelda ressursid tehtud. Kui siin ei olnud üldse mitte mingeid ressursse, kõik läks ainult puhtalt kulukonto väljavõtted, kas siis kuluüksuse detailis või ainult majandusliku sisu vaates mingite asjade ja valemite järgi jagamisele, siis siin ikkagi on nüüd esimene samm ära tehtud. Ehk siis ressursid on defineeritud, needsamad kinnistud, needsamad personalifunktsioonid, needsamad sõidukid ja needsamad nii-öelda otsekulud, OK dimensioon, mida siis on vaja pärast seda otse teemat. Et need on nüüd siin kõik tehtud. Ja siin all põhimõtteliselt 3 miljonit ja 3 miljonit tegelikult tšekk võiks täitsa nagu töötada. Ja edasine on põhimõtteliselt sarnane, et siin muud vahet ei ole. Ja siis on selline, see on see koht, ma kindlasti rõhutan, et see ei pretendeeri kohe kindlasti mitte mingil juhul lõplikule tõele. See on ATM-i näide, ma ei tea, kui ATM-ist on keegi hetkel saalis on. Et siis võite pärast kommenteerida, kui ma teie käsitlusest olen täiesti valesti aru saanud. Aga väike ajaloo tagasivaade, et ATM juba ju teeb tegelikult eelarvet nii mõnda aega, ütleme nii. Ja kui me meenutame nüüd seda pilti, mis siin alguses oli, sama suur pilt. Jällegi rõhutan, tegevuspõhine eelarve on siin. Tegevuspõhine asutuse tasandi kulumudel on siin. Need on kaks eri asja. Et juhul, kui sa teed tegevuspõhist eelarvet, see ei tähenda, et sul kõikides asutustes, kes su valitsusel on, peaks olema tegevuspõhine kulumudel. Sest et sisendina nad kasutavad ainult teenuse hinda. Või siis antud juhul isegi võib-olla öelda nagu alategevuse hinda. Teenuse hinda. Ja me võime ikkagi öelda, et kui meil see asjad on täis, meil on tegevuspõhine eelarve täiesti olemas, sest et meil on tegevused ja meil on eelarve tegevustest üles. Kuidas need tegevused saadi ja kuidas need hinnastatakse, see on teine teema. Aga põhimõtteliselt HTM-il võiks öelda, et tegevuspõhine eelarve on olemas. Nüüd
millest tekivad nii-öelda sellised, miks see joonis nagu selline välja näeb, on see, et asutuse tasandil tegelikult tegevust kulutusid. Isegi võiks öelda, et äkki traditsioonilist kuluarvestus, mis annaks teenuste hinnad, sellisel kujul tegelikult ei ole. Et raamatupidamise kontekstis, kui tuleb sisse mingisugune kuluarve, siis juba selle tasandil siin haagitakse külge konkreetse programmi mingi alategevuse nagu kood. Et ostetakse mingi uuring sisse, siis pannakse kohe sinna külge, et näed, see on selle programmi, selle alategevuse sealt. Ja ta nii-öelda läheb kohe otse raamatupidamisest pauk siia programmi alategevuseks. Ehk sisuliselt see asutuse tasandi värk on nagu täna vahele jääb. Tegevuspõhise eelarvestamise kontekstis riigi tasandil on põhimõtteliselt okei. Sest et meil on seotud kõik kulud konkreetsete tegevustega selle programmi puhul. See on küll üsna nagu töömahukas, aga põhimõtteliselt on see täiesti kenasti tehtud. Ja lisaks sellele on neid alategevusi siin on päris palju, et ta on juba täna üsna detailne. Aga mida vähem ei ole, on see asutuse kontekst ja asutuste teenuste loetelu. Ja siis sealt edasi veel mõelda, kui asutuste tegevused oleks juba niikuinii nagu samm ikka väga palju juba edasi. Et põhiline asi, mis täna meile tundub, et ei ole nagu süsteem nagu paika, mis on just nagu see teenuste kasv. Tegevuspõhine eelarvestamine on olemas, aga tegevuspõhine kuluarvestus või asvi nagu tavapärane kuluarvestus asutuse tasandil, seda täna ei ole. Siit võib-olla veel natuke kommenteerida, et kuna keskne metoodiline juhispõhimõte programmipõhisel eelarvel lähtub programmipõhise eelarve kavandamise läbi asutuse tasandi teenuste, see oli üks aluspõhimõte, siis selles mõttes see põhimõte ei kehti HTM-i käigus. HTM läks lihtsalt enne tegevuspõhimõte ja kõike üldse. Täitsa nõus ja selles mõttes, et ärge kindlasti võtte seda kriitikana ja see ei olegi üldse mõeldud kriitikana, lihtsalt peegeldada seda, et on erinevaid initsiatiive ja veel kord, et tegevuspõhine eelarvestamine neil toimub. Ei ole, see ei ole nagu, tegime sellel hetkel seda, mis võimalik, et ega see nõue või idee, kontseptsioonile nõue on olemas, me tegime seda, mida sellel hetkel suutsime teha ja saime selle raames palju edasi. Just. Palju targemaks kõik teeme edasi. Tööriistu, ja kui on õige tööriistu, mõned tööriistu täna veel olemas on selle HTM nii kiiresti tahtnud liikuda edasi. Täna neid olemas ilma HTM. Et mis võib-olla veel pisut nagu iseloomustada seda nagu on aeg kiire, aga täna võib-olla viidata tuleb, et ebamõistlik koormus näib meie vaatest olevat viidud äripoolelt ehk siis nii-öelda teenusomanikelt hoopis raamatupidajate juurde. Raamatupidajate roll on kogu selles nii-öelda metoodikas natukene nagu ebamõistlikult kõrge, sest raamatupidajad peavad konteerima ja kogu neid koode sinna panema, sest see programmi kuu nii-öelda tegevuste nomenklatuur on üsna nii-öelda kirju, et mõistlik on hoida nagu need rollid tasakaalus, aga jällegi, mis see õige ja vale on, seda ka ei ole võib-olla olemas, et seda on põnev lihtsalt arutada. Tegelikult raamatupidajad ei pane neid koode, need peavad siis kulujuhid või siis on olemas Afrikas tegelikult inimesed, teoore keskkond, kõik need koodid tegelikult küll olemas, tegelikult raamatupidajad ei pane neid. Võib-olla siis on see, et seda raamatupidamise arvestuses pannakse, et muidu, mis teeks asutuse tasandi kulumudel selle töö ära, tehakse siis nii-öelda selles raamatupidamislikus arvestuses täiendavalt juurde. Aga jällegi, ta ei ole vale, sest et tegevuspõhine, ehk siis teie programmid on siiski saanud hinnalipiku külge, olgu ta missuguse ülesehituse või jõu ja pingutusega, et selles mõttes ta toimib. No seda ka, et tegelikult asutused kutsekoolid või riigikoolid on siis reeglina nad kõik otsekulud. Et on üks või kaks programmi, mida asutused kasutavad. Et ainult haridusteadusministeerium ise on hästi keeruline, kuna ta paneb kõikidesse programmidesse nii kaudkulude kui otsekulude. Täpselt sama teetas on, nii et eks need väljakutsed, ma usun, on sarnased, võib-olla need väljakutsed ulatused on erinevad, aga väljakutsed on sarnased kõigil. Jah, et üldiselt siia ilmselt saabki seda linki põhimõtteliselt tekitada, et enam vähem teada. Selle valdkonna kulu järelikult läheb siia programmi alla. Aga see ongi küsimus, et kas igal kuluarvel seda programmi alategevust uuesti konteerida olukorras, kus kõik kuluarvel, mis tulevad sellest konkreetsest organisatsioonist, on niikuinii siin näiteks. Et siis võib-olla seda liigutust ei oleks selles mõttes vaja teha, kui me defineeriks ära need seosed. Ja
siis me paneme ta lihtsalt täpselt selle kuluüksuse ja koodi külge ja pärast korjame kõik selle kuluüksusega olevad asjad, seome nagu siia. Kuigi noh, me tegelikult tahaks seda muidugi saab kõik teha vahele pärast saada, aga see on praegu detailid ikka. Et liigume edasi meil lõunapressid peale. Paar asja veel tahaks üle rõhutada, et võib-olla hästi lühidalt tuleb meelde, et mis võiks sellest tegevuspõhisest kuluarvestust olla kasu. Jah, kindlasti on raske ja esimese hooga võib-olla tundub, et see on võimatu kõiki neid ressursse ära defineerida ja protsesse ära defineerida. Tegelikult ei ole võimatu, ta kindlasti on suur tükk tööd, aga ta aitab väga palju juhtimisinformatsiooni edasi. Ja siia ma lihtsalt listisin nagu osad sellised eelised, mida me siis sellest infot pärast teada saame. Kindlasti ta annab täpsema kuluarvestuse tulemi meile, ta aitab ja survestab organisatsioone vaatama ja analüüsima oma protsesse, mitte lihtsalt jaotama tuimalt nende kulusid ühest kohast teise, vaid miks need kulud tekivad ja kus etapis need kulud kõige suuremad on. Tänu sellele tulevad siis nähtavaks ka kulude tekkepõhised ja muu hulgas siis saab sealt kätte sellist indikatsiooni, et kus me peaks midagi teistmoodi tegema. Mingit jupi outsource ima, mingit jupi ümber korraldama, mingit asja tegema natuke teistmoodi. Ja neid plusse on siin kindlasti veel ja juhul, kui nüüd organisatsioonid avalikus sektoris piisav hulk läheb asutustasandil üle tegevuspõhisele kuluarvestusele, siis see avab täiesti uue võimaluse nimega benchmarking ehk võrdlusanalüüs. Kuna asutused teevad tihti üsna sarnaseid asju ja valdkond on teine, aga mingite taotluste menetlemine või mingid paikvaatuse tegemine või mis iganes järelevalveprotsess tegelikult on olemas sarnane. Ja jube hea oleks teada, kui palju maksab minu järelevalve ja kui palju maksab teisest, kolmandat või neljandat järelevalve. Ja see on midagi, mis avab täiesti uued võimalused aru saamaks, millisesse protsessi tuleb sisse vaadata, et saada seda efektiivsemaks teha. See on see väärtus, mis sellest tuleb. Kuidas seda valida? Kas teha traditsioonilist, otse ressursist või otse kulukontost teenustele või siis tegevuspõhist tegevuse vahel? Mis need määrajad on? Punkt 1, mida on vaja? Mida juhid tegelikult saavad kasutada ja tahaksid kasutada? Et ilmselgelt finants oma olemuselt, kui arvestus on finants, on tugiüksus, me peame pakkuma seda, mida juhid otsustamiseks vajavad. Tahaks rõhutada siin kui seda, et täna veel juhid ei oska seda vajada, sest et nad ei tea, mis head infot sealt võiks välja tulla. Ehk et me kindlasti ei peaks jääma sinna tasandile, et läheme küsima, kas te tahate saada tegevust hindu? Ei taha. Okei, messi tee. Et natukene seda maailma võiks avardada enne, kui see otsus ära teha. Kindlasti on määravaks ka siis asutuse teenuste ja kulude struktuur. Et mida rohkem sul neid on, mida keerukamad need on, mida rohkem on kaud- või üldkulu, mida ei saa otse jagada, nagu ma kunagi alguses ütlesin, otsekulud liiguvad sisuliselt täpselt samamoodi lõpuks välja ja see lõpphinda ei muuda. Ja kui otsekulude osakaal on 95%, no siis mida me selle 5% pärast siis jaurame selle mudeliga? Polegi vaja võib-olla. Juhul, kui me ei taha protsessi hindu teada, siis jällegi see protsessi hindade teadmine, optimeerimise ja juhtimise kontekstis võib olla väga oluline. Ja lõpuks siis ka asutuse enda võimekus, et parem teha hea traditsiooniline kui halb tegevuspõhine. Sest et halva tegevuspõhise tulem võib olla vale number ja kui keegi usub, et see number on õige, siis tehakse võib-olla väga valesti otsused. Et seal pigem natukene nagu ette vaadata. Ja alati saab minna traditsiooniliselt nagu edasi tegevuspõhisele üle, kui te võtate selle ressursside teema kasutusele nagu kohe alguses traditsiooniliselt. Rollidest vastutustest tahaks lihtsalt öelda nii palju, et kindlasti selle ABC või tegevuspõhise kulumudeli või üldse ka traditsioonilise kulumudeli tegemine ei ole ainult finantsi või raamatupidaja roll. Raamatupidaja roll on kindlasti kohe ei ole, aga finantsi või roll ei saa olla. Seal on vaja reaalselt sisutegevuste inimeste tuge ja sisendit, kas need samad tegevuste või protsesside määramine. Finantsinimene ei saa teada, mis on need tegevuste grupid. Ta võib kindlasti aidata kontseptuaalselt, ta võib aidata nagu mingeid ohukohti seal väitsed, et pärast asi liiga keeruliseks ei läheks. Aga meil on vaja reaalselt sisu inimeste teenuste omanike abi. Ja nüüd siis töövahenditest, et nagu juba enne sai mainitud, et Excelis üht-teist saab teha. Siin on list ka neid asju, mida täna me oleme Eestis näinud kasutatavad. Kuluarvestuse arvutuste tegemine ei ole raamatupidamisprogrammi funktsionaalsuse osa praktiliselt mitte kuskil, ehk et me ei saa eeldada, et meie tänane raamatupidamisprogramm seda teeks, meil on midagi juurde vaja.
ja nüüd ma annan korraks sõna võib-olla Terjele, kes äkki kommenteerib lühidalt seda, mis siis reaalselt natukene taustal teeb seda selles. Et kui hommikupoole oli, et Excel kõike, siis jah, Excel tõeliselt võimaldabki kõik, aga kui läheb arvestus ja see maht, teenuste ja tüki kanderidade maht nii suureks, siis Excel seda jõudlusprobleemid tekivad ja selleks on siis Rahandusministeerium tegelikult otsib täna nii-öelda töövahendit, mis hõlbustaks seda arvestuse pidamist. Selleks oleme siis välja kuulutanud rahvusvahelise riigihanke, mis on siis kättesaadav täna ka riigihangete keskkonnast. Ja selle aasta lõpuks me soovime soetada esimestele asutustele, kes siis üle lähevad ja pilootprojektides osalevad, infosüsteemi katsetada ja laiendada seda sama infosüsteemi siis kõigile riigiasutustele. Et rohkem ma sellest hankest täna kahjuks teile siis rääkida ei tohi, erinevad, aga kindlasti töövahend, kas see saab olema riigis üks kõigil ühesugune, saab see olema riigis erinevad tooted, sest selleks on kindlasti funktsionaalsed nõuded on meil seame ühesugused. Ehk et me ei saa lasta riigis asutustel endal funktsionaalsed nõudeid välja tööstada, et me paneme siiski piirangud ette, et mida see infosüsteem tegema peab. Ja kindlasti peab see infosüsteem siis toetama tegevuspõhist kuluarvestust, tegevuspõhise kuluarvestuse detailsust. Võib-olla siit juurde kommenteerida, et meie külalisesinejad, kes pärast õnnesööki rääkima tulevad, kasutavad sellist nimekirjast üks ühte, teine teist arvestussüsteemi ja avalikus sektoris vast kõige enam seni, nii palju kui meie oleme oma aastate kogemusega näinud, on Excel, et ta kõlab pisut selliselt humoorikalt, aga tõepoolest, et lihtsam arvestuspidamiseks see on mõistlik lahendus ja jällegi tuleb vaadata nagu seda kontseptsiooni nagu laiemalt, aga on siis teada, et tegelikult selliseid kasulikke töövahendeid eksisteerib küll ja veel, mis siis nii-öelda seda harjutust aitavad lihtsustada ja et see on lihtsalt nii tausta teada. Aga nii, meelde tuletuseks veel see käsiraamat, mis seal kuhu said siis on ja nüüd siis lõpuks tuleb. Tuleme siis